See on kurb päev Austraalia naiste jaoks, sest veel üks föderaalkohtu otsus, mis ei saa piisavalt kajastust, on otsustanud võtta neilt veelgi rohkem vabadusi ja õigust turvalisusele, sest just sellest see otsus räägibki. Kui te pole veel kuulnud Tickli ja Gigli kohtuasjast, siis te ilmselt ei ole austraallased ning see juhtum ei ole sugugi nali, kuid nimi võib seda vihjata. See on tegelikult äärmiselt oluline juhtum naiste jaoks. Mis siis täna juhtus? Föderaalne kohus otsustas, oodake korraks, et transnaised on päris naised. Mida see tähendab? Vaatame siis täpsemalt, mis tegelikult juhtus ja mis on selle loo taust. Nii et 2020 aastal lõi Austraalia ettevõtja Sal Grover võrgustiku äpi nimega Giggle for Girls, mis oli mõeldud ainult naistele. Seda kirjeldati sageli kui turvalist ruumi või naistele mõeldud veebipõhist varjupaika. Vestlemiseks, suhtlemiseks, toetamiseks, toakaaslaste leidmiseks, vabakutseliseks tööks ja muuks taoliseks. Nagu me kõik teame, on meie maailm muutunud üha ebaturvalisemaks ning naised tunnevad üha enam, et nad vajavad kohti, mis oleksid ainult neile. Mõnes riigis palutakse, et treeningkabiinid oleksid ainult naistele, samuti naistele mõeldud jõusaalid ja muud taolised kohad. Et nad ei tunneks, et viibivad kaitsetutes kohtades, eriti kui on vaja leida toakaaslasi ja muud taolist. Seetõttu see rakendus välja töötatigi. See kasutas tehisintellekti näotuvastust selfide põhjal, et kinnitada, et kasutajad on naised, lähtudes nende sünnijärgsest soost. Nad jätsid transnaised selgesõnaliselt välja, sest nagu paljud naised ütlevad, ei tunne nad end transnaistega turvaliselt nende bioloogiliste erinevuste tõttu. Olgu, see ei ole selle vestluse teema. Enne kui see 2022 aastal õigusvaidluste tõttu suleti, kogus see umbes 20 000 kasutajat. Grover esitles seda kui naiste privaatsuse ja turvalisuse kaitsmist. Mis siis lõpuks juhtus? Uus Lõuna-Walesist oli üks transnaine nimega Roxanne Tico. Ta liitus rakendusega 2021 aasta alguses. Tema esialgne selfie läbis tehisintellekti kontrolli. Mõni kuu hiljem vaatas Grover, rakenduse looja, tema profiili üle ja eemaldas ta, otsustades, et ta on sündinud mehena. Tikel otsustas siis, see mees-naine Tikel, 2022 aastal kohtusse kaevata, väites, et tegemist on ebaseadusliku diskrimineerimisega soolise identiteedi alusel. Nüüd, 2024 aastal, juba 2 aastat tagasi tehti otsus, et see oli diskrimineeriv selle transsoolise naise suhtes ning kohus otsustas, et sugu Austraalia seaduste järgi ei ole rangelt bioloogiline ega binaarne ning võib olla muudetav. Tikelile määrati $10,000 kahjutasu ja kulude katteks, kuid vabandust ei nõutud. Kuid 2026 aasta mais tehti apellatsiooniotsus. Ja nüüd juhtuski see, apellatsioon lükati tagasi. Esialgne otsus jäi jõusse ja seda tugevdati. Kohus leidis, et otsene diskrimineerimine toimus 2 korral. Väljaheitmine ja sissepääsust keeldumine. Kahjutasu 2-kordistati, $20,000 olgu. See on nüüd esimene suurem föderaalkohtu juhtum, mis käsitleb soolise identiteedi diskrimineerimist soolise diskrimineerimise seaduse alusel. Ja arutelu käib selle üle, kas ainult naistele mõeldud rakendused võivad transnaisi välja jätta. Nüüd tahan teile natuke tausta anda, sest see on naine, kellest räägitakse. See on transnaine. See on Tikel. Olgu. See on kas naine või mees, olenevad sellest, kuidas sa täna tunned. Ja see on väga kurb päev austraallaste jaoks, sest päeva lõpuks on selle transliikumisega, mida me näeme, probleem. Mul on täielik kaastunne inimeste suhtes, kes võitlevad soodüsfooriaga ja tunnevad, et nad ei ole sündinud õiges kehas. Ma tõesti ei suuda ette kujutada, kui keeruline olukord see olla võib. Samal ajal, kui sa oled sündinud bioloogiliste erinevustega, muudab see sind paljudes aspektides ohtlikuks naistele, kes erinevad sinust. See on üsna lihtne argument, mida esitada. See oli nüüd postitus, mille tegi naine, kes on selle kohtuasja eesotsas. Kui me läheme lähemale Gigli ja Tickli otsusele, meenub mulle, et sain Austraalia inimõiguste komisjoni kaebuse, milles viidati soolise identiteedi diskrimineerimisele, kui olin 14-15 nädalat rase. Austraalia inimõiguste komisjon ei olnud kunagi neutraalne. See oli soolise ideoloogia poolt kaaperdatud juba algusest peale. Kui nemad rääkisid sünnil määratud soost ja isiklikust kogemusest, olin mina 20 nädalat rase ja sain teada, et saan tütre. Et kaebust lahendada ja vältida selle jõudmist föderaalkohtusse, pidin nõustuma, et lubanda minu loodud ainult naistele mõeldud sotsiaalvõrgustiku rakendusse.
lubama kõigil meestel rakenduses end naisteks nimetada, vabandama, osalema soo ja soolisuse haridustundides, maksma $20,000 modereerima kogu sisu ainult naistele mõeldud platvormil, nii et mehed, kes väidavad end olevat naised, ei tunneks end solvatuna. Nad ei võtnud kunagi tõsiselt minu argumenti, et ainult naistele mõeldud ruumid on seaduslikud. Mul oli alati tunne, et nende seisukoht oli, jah, sa oled süüdi, tunnista seda, lepi sellega. Mõeldes sellele, kui suur asi mul ees seisab, mõtlesin oma tütrele ja sellele, et lõpuks õpetan ka temale, kuidas enda ees seista ja teha seda, mis on õige. Kuidas ma saaksin seda teha, kui ma põgeneksin, kui midagi tundub liiga tuliseks? Ma ütlesin ei sellele, mida nad pakkusid. Tickle esitas 60 päeva hiljem föderaalkohtusse avalduse ja siis algas Tickle versus Giggle. Nüüd, väike meeldetuletus teile kõigile. Kogu see arutelu on tehtud nii, et see näib olevat transsooliste õiguste kohta, kuid tegelikult on see päeva lõpuks hoopis naiste õiguste kaitsmisest. See puudutab seda, et naistel peaks olema lubatud osaleda spordis, neil peaksid olema ainult naistele mõeldud ruumid ning et inimesed, kes otsustavad, et nad on naised, ei tohiks nendesse ruumidesse tulla. See on naiste õigus. Sellel pole midagi pistmist transsooliste õigustega. See puudutab ainult naiste kaitsmist. Ameerikas, kus ülemkohus toetab transsooliste spordikeelde, on see osa otsusest. Muide, ameeriklased tõesti austavad seda ja seda näete ka siin Kaltsi platvormil. Neile teist, kes muide ei tea, see episood on sponsoreeritud Kaltsi poolt, mis on põhimõtteliselt ennustuste aktsiaturg. Nii et kindlasti laadige alla Kaltsi rakendus ja kasutage koodi MEIRA-K, M-E-I-R-A, et saada $10, kui kauplete $10. See on Kaltsi, K-E-A-L-S-H-I. Veen tuge, et paneksite oma raha sinna, kus on teie ennustus. Naiste kaitsmine spordis on midagi, mida neil peaks olema lubatud teha. On endiselt riike, mis on väga kaugel maas, eks. Ja nüüd on ta selle kohtuasja kaotanud, ta peab maksma $20,000 ja ilmselgelt on see kõik osa sellest hullumeelsest õigussüsteemist, mis neil on. See on see naine, eks, kes on sellele kõigele teed sillutanud. Ta on tohutult problemaatiline poliitik. Jällegi, pidage meeles, et see mees, naine, transnaine lubati sellesse rakendusse, mis oli loodud naiste kaitsmiseks ja olema ainult naistele mõeldud ruum. Ja see on kohutav. Sal Grover postitas, ma olen täiesti laastatud. Meestel, kes väidavad end olevat naised, on Austraalias rohkem õigusi kui päris naistel. Diskrimineeritakse naisi, mitte mehi, kes väidavad end olevat naised nagu meie. Aga mingis mõttes pole midagi muutunud. Me kõik ärkame homme üles ja mehed ei ole ikka veel naised. See ongi põhimõtteliselt kogu asja tuum. Ma ei saa aru, miks inimestel on nii keeruline sellest nüansist aru saada. On täiesti normaalne toetada transnaisi ja transmehi, kuid samas näha neid eraldi kategooriana inimestest, kes on bioloogiliselt naised ja bioloogiliselt mehed. Seal toimub midagi muud. Lihtsalt midagi muud toimub seal. Ja päeva lõpuks öelda, et mehe, kes tunneb, et ta on naine, õigused on tähtsamad kui naise, kes on sündinud naisena õigused, on uskumatult problemaatiline. Ja nüüd on see põhimõtteliselt otsus, et see on naiste õigused. Ühesoolised ruumid eksisteerivad naiste väärikuse, privaatsuse ja mis kõige tähtsam, ohutuse nimel. Täna kinnitas Föderaalkohtu täiskogu otsust, et rakendus Giggle for Girls diskrimineeris Roxanne Tickle'it. See on pettumust valmistav paljudele naistele üle kogu meie riigi, kes on võidelnud naiste bioloogiliste õiguste eest. Küsimus on soolise diskrimineerimise seaduses. Koalitsioon püüdis seda seadust muuta, sest puudub selge määratlus, mis on bioloogiline sugu. Kuid rohelised ja tööpartei ülinesid ning blokeerisid selle. On aeg üle vaadata soolise diskrimineerimise seadus. Vaata, mind ei huvita soolise diskrimineerimise seadus. Muide, see on Roxy Tickle. Jällegi, see on meeldetuletus. See on meeldetuletus, et see ei ole transinimeste toetuseks mõeldud liikumine. Tahate pidada arutelu transinimeste üle? Jah, trans, mitte trans. Me võime seda iga päev arutada ja seal on palju, mida mõistlikult arutada. Vaja on palju kaastunnet, palju moraalset selgust. Aga öelda, et naisi ei peaks kaitsma ainult naistele mõeldud ruumides, on häbiväärne. Roxy Tickle hakkas sel aastal 50-aastaselt taas hokit mängima. Ta mängib East Leamore hokiklubis.
Mul kulus umbes kuu aega, et koguda julgust ja võtta ühendust kohaliku klubiga. see ei ole tüdruk, see ei ole tüdruk, see ei ole tüdruku hääl. Ja siis, kui ma seda tegin, pidin ma ühel õhtul trenni ajal nende juurde minema, et rääkida läbi, kuidas see võiks toimida ja kas mul üldse lubatakse mängida. Ma ei teadnud, kas see on nii või mitte. Ja tol õhtul sinna minnes oli see hirmutav, aga niipea kui ma kohale jõudsin, olid nad imelised. jah, Roksi on tõesti hakkaja, see on kindel. tead, kui ma seda videot näen, siis ma mõtlen, et okei, mul on hea meel, et sellel mehel või naisel on koht spordis. mul on hea meel, et neil on väljund, aga igaüks neist tüdrukutest mängib nüüd kellegagi, kes bioloogiliselt suudab neid 1 000 000 korda võita. see lihtsalt muudab selle ebaõiglaseks. see lihtsalt muudab selle ebaõiglaseks. Ja see ongi asja tuum. See ei käi selle kohta, kas transnaised tohivad käia tualetis. See ei käi selle kohta, kas transmehed tohivad saada filmides rolle. See puudutab arutelu selle üle, kas naistel peaks olema õigus öelda, et nad tahavad olla ümbritsetud ainult naistest, kes on sünnilt naised. Minu arvates on see üsna õiglane arutelu ja mulle tundub, et Austraalia, tuues taas sisse islamiste immigrante ja lubades selliseid asju, ütleb, et naised on nende jaoks kõige vähem tähtis grupp. See on irooniline, sest nad kõik on ju nii feministlikud, kas pole? Need vasakpoolsed on ju kõik nii feministid. Igatahes südantlahestav, aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.